Kuidas sa tead, et see, mis ta sulle ütleb, on tõde? See, kuidas ta seda presenteerib, see tundub nagu usaldusväärne. Ärritab täiega. Mul ei olnud midagi muud, ma sõltusin sellest. Ma tahan alustada millegi väga isiklikuga. Mõni aeg tagasi oli mul olukord, kus mul oli rinnus väga tugev valu. Mitte selline valu, mis lihtsalt natukene torgib, vaid selline, mis paneb mõtlema, et okei, mis toimub. Ma proovisin helistada ööpäevaringsele perearsti infotelefonile, aga keegi ei võtnud vastu üle 5 minuti. Ja ma ei helistanud kohe kiirabisse. Mitte sellepärast, et mul ei oleks olnud hirm, vaid sellepärast, et mul on siuke tobe mõte peas, et äkki ma olen tüütu ja mu valu ei ole piisavalt tõsine. Ja siis ma kirjutasin oma sümptomid ChatGPT-sse. Ja tema vastus ei olnud väga rahustav ega ei midagi, lihtsalt stress. Ta tegi mulle selgeks, et ma peaksin kiiremas korras kutsuma endale kiirabi ja seda ma ka tegin. Mul on nüüd kõik hästi ja ma ei räägi seda selleks, et öelda, et AI päästis mu elu. Ma räägin seda selleks, et tunnistada midagi, mida paljud meist teevad, aga vähesed ütlevad välja. Ma kasutasin tehisintellekti arstina ja ma ei ole ainuke. Bethany Crystal rääkis konverentsil, kuidas arstid ütlesid, et tema sümptomid on stressist. I went to the doctor earlier in the week because I was having weird digestive issues and he's like, I've seen this mode before. It's stress-induced IBS. Don't worry about it. Ta lasi teha vereanalüüsid, aga nädalavahetusel arstid nendega ei tegelenud ja just siis tema sümptomid läksid hullemaks. Ta pani oma sümptomid ja verenäitajad ChatGPT-sse, mille peale ChatGPT väga konkreetselt palus pöörduda erakorralisse ja ta läks. Haiglas tehti talle kähku uued testid ja selgus, et ta vereliistakute arv oli 0. Normaalne tase on 100 000. Ta veri ei hüübinud normaalselt ja see oli eluohtlik. Ja Crystal ütles ka, et kui ChatGPT ei oleks olnud nii karm ja selge oma soovituses, et minna arsti juurde, siis ta ei oleks läinud ka. Lisaks kirjutas eelmine aasta People ühest naisest, kellele AI ütles, et tal on verevähk aasta aega enne, kui arstid selle leidsid. Ja siis on need igapäevasemad lood. Näiteks mehest, kes oli 5 aastat kannatanud sellega, et tal lõualuu plõksub. Ma tahaks teada, kuidas ta sellest lahti sai, mul plõksub ka. Ta kirjutas ChatGPT-sse oma probleemi, millele ta sai loogilise õpetuse, kuidas seda korda teha. Ta tegi ChatGPT poolt ette antud liigutusi umbes minut aega ja lõug oli korras. Ja see ei olnud inimene, kes lihtsalt ei viitsinud arsti juurde minna. Vastupidiselt, ta oli käinud mitmete erinevate arstide juures ja talle oli isegi tehtud 2 MRT uuringut. Ja kui sa arvad, et need on lihtsalt üksikud lood internetis, siis tegelikult ei ole. Aga miks sa lihtsalt arsti käest ei küsid neid asju? Olen nagu mõelnud, et äkki need ei ole nagu nii tõsised asjad ja kui peaks olema midagi tõsist, siis ma kindlasti räägin arstiga. Kui palju sa oled kuulnud sellest, et inimesed kasutavad enda diagnoosimiseks AI-d? Väga palju. Vähemalt minu haigete seas tundub, et see on muutumas üsna populaarseks. Ehk siis enne seda, kui üldse meile keegi kirjutab või helistab, võetakse ChatGPT appi ja küsitakse must miljon küsimust tervise osas. Ma kasutan teda erinevate valudega seoses näiteks. Miks just AI-d? Osad asjad on veidrad, mida ma ei tea sõpradega arutada. Kui mul tekib mingi lööve või mingid allergiahood, siis ma küsin, et mis see võiks olla ja kuidas saaks seda siis nagu ravida ja hooldada. Kas inimesed nagu näitavad sulle, et ta ütles seda või? Ja on olnud niimoodi, et tulevad väljaprindiga paberkujul ja on olnud niimoodi, et näitab mulle telefoni, et näed, mis chat ütleb umbes, et see on nagu nii-öelda mulle info, et nüüd mina pean selle nii-öelda juhise järgi siis tegutsema, võtma selliseid ja selliste analüüse või tegema vastavaid uuringuid. Üks case on meil praegu ka selline, et haige saadab meile meili teel ka neid nii-öelda ChatGPT screenshotte sellele kõigele nii-öelda vastata. Esiteks see nõuab hästi palju nii-öelda aega ja siis, kui ta on juba saatnud, siis ta parasjagu ka helistab, et näete, ma saatsin, et ma tahan nüüd, et kuidagi reageeriks.
igasugused asjad, mis on nagu lihastega seotud, ma ei tea, liigestega, et ma küsin ka erinevaid nagu sensatsioone, mida ma tunnen, et kas seal on okeid ja kas see on vigastus või see on lihtsalt ülekoormus või mis see täpsemalt on. Kui palju sina oled kasutanud AI-d oma tervisemurede jaoks? Olen ikka palunud talt nõu ja abi, näiteks mingite analüüsi tulemuste tõlgendamisel või mingitest mõistetest ja terminitest arusaamiseks, et sealt aitab kindlasti. Kas sinu kui arsti jaoks on pigem tüütu? Kuidas arstid suhtuvad sellesse? Ta on küll tüütu, et ma vahest tunnen nagu seestpoolt, et mul emotsioon juba laes, et mul reaalselt keeb, aga ma suudan säilitada rahu, nii et ikkagi ma pean seda tegema ilmselgelt, aga see on tegelikult üsna raske. On küll, ärritav täiega. See on nii tavaline, et selle jaoks luuakse juba eraldi tehisintellekte, mis ongi mõeldud käituma nagu arst. Varsti tuleb ka ChatGPTs ülemaailmselt välja eraldi health regime, spetsiaalsed terviseküsimuste jaoks. Aga miks üldse AI poole pöördutakse? Toome näiteks Ameerika, kus arstiabi on ilma kindlustuseta väga-väga kallis. Lisaks võivad ooteajad olla pikad, nädalavahetusel ei saa vastuvõtule ja võib-olla sul on lihtsalt tunne, et päris arst ei kuula sind piisavalt. Miks sa üldse arvad, et inimesed kasutavad AI-d arstina? Lihtsalt sa kasutadki, et teada mingit infot, mis see võiks olla enam-vähem. Eks ka põhjus on ju selles, et inimestel on vaja ju oma uudishimu kuidagi rahuldada või küsimustele vastused saada. Ja kui võib-olla perearstile või sinna löögile ei saa, et siis ju internetist seda vastust otsitakse. Ja AI vestlusagendid on hea ja lihtne viis seda teha. Ja samal ajal kasutavad ka arstid ise üha rohkem AI-d. Ja kas sa arvad, et järgmise 10 või 100 aasta jooksul me lähme arstikabinetti ja see on lihtsalt läpakas, mis räägib sinuga? Ma tahaks loota, et meil on arstid, kes on suutnud AI-d kasutades meie elu väga palju kiiremaks ja lihtsamaks ja paremaks muuta. Et kui meil on selline arst või siis selline ekspert, kes suudab tehnoloogia abil väga palju kiiremini, väga palju rohkem inimesi aidata, et ma ise loodan, et selline tuleb tulevik. Isegi nüüd me kasutame oma visiitide raames tehisintellekti, et mitte kirjutada, vaid vaadatagi haigele otsa ja siis paralleelselt siis kuulab ja siis transkribeerib mulle kokkuvõtte. Võib-olla tõepoolest tehnoloogia veel arste täielikult asendama ei hakka, küll aga aitab pista pilgu tuleviku Confido tervisekuubik. See mõõdab enne visiiti ära kõik põhilised tervisenäitajad, et sul oleks arstiga rohkem aega rääkida. Ma juba ütlen ära, et siin on see verehapniku mõõtja, kuhu mu näpp ilmselt sisse ei mahu. Sellel masinal ei ole AI-ga mingit pistmist, aga ausalt öeldes, kui juba praegu on selline asi olemas, siis miks ei võiks mõne aja pärast ollagi vastuvõtt kuubikuga, mis hakkab sinuga rääkima? Ühendemiraatides tehti ju see selline esmane kontakt läbi AI, siis lähed kuskile kabiini sisse, seal on siis see Amal, on tema nimi, selline õde ala või keegi physician assistant ja siis räägib tal kõik sümptomid ära ja tema siis teeb triaaži ja teeb sellise esmase kokkuvõtte arstile, et siis on nagu eeltöö tehtud. Et pidavad hästi töötama. Ja siin on koht, kus AI võib olla päriselt väga võimas. Inimene ei suuda korraga peas läbi töötada 10 000 juhtumeid, aga algoritm suudab. Arst ei suudagi, jah. Et seal on plusse ja miinuseid. Et esiteks on hea meeles pidada seda, et ka tänane arst, et ka tema teeb tegelikult mingi tõenäosushinnangu. Et täna arstid ja meditsiin töötab ju väga palju välistamismeetodil. Nad vaatavad see olukorral otsa, mõtlevad, mis on kõige tõenäolisem sümptom ja siis suure tõenäosusega hakkavad seda ravima. Aga siin tuleb oluline erinevus sisse. Arst on arst. AI analüüs võib tal anda mõne hea idee või meelde tuletada midagi, mis võis 2 silma vahele jääda. Aga päeva lõpuks langetab otsuse inimene, kellel on meditsiiniline haridus, kliiniline kogemus ja juriidiline vastutus. Kuidas sa tead, et see, mis ta sulle ütleb, on tõde? Ega ma iseenesest ei teagi.
ta ei ole ikkagi arst, et siis ma ei võta seda nagu täiesti tõena. Mul trennis juhtus nagu niisugune kerge rebend nagu jalalihas. Ma ei saanud nagu väga nagu juhiseid, et mis ma tegema pean. Ma sain aru, et ma pean puhkama 2 nädalat. Iga väiksema asja tagant küsisin, et okei, ma tunnen seda, kas see on okei? Kas ma pean nüüd panema jääd? Äkki ei ole täna õige päev harjutusteks. Ja see tegi mul harjutuste kava. Soovitas mul liiga palju teha ja mingeid asju, mis tegelikult tegid mul asja hullemaks ja nagu mul valutas rohkem. Aga no mul ei olnud kedagi muud, sest et ma ei läinud vaata arsti juurde ja mul ei olnud midagi muud. Et ma sõltusin sellest. Ta võib sulle anda valet infot ja ajada asja liiga tõsiseks. Äkki ta ei aja just piisavalt tõsiseks? Hiljuti ilmus The Guardianis artikkel, kus testiti ChatGPT tervisefunktsiooni võimet ära tunda meditsiinilisi hädaolukordi ja ligikaudu pooltes testjuhtudes ei tuvastanud süsteem õigesti olukordi, mis oleksid pidanud viima kohe erakorralise abini. Pooltes. See tähendab, et kui pooled neist juhtudest oleks olnud päris inimesed, siis pooled neist oleks jäänud koju, kui nad oleks pidanud minema haiglasse. Millised on need ohud, kui inimene kasutab kodus enda diagnoosimiseks seda AI-d? No esiteks on nii üle kui ka aladiagnoosimise võimalus, eks ole. Ühel puhul ta, reageerib üle, tekitab tervisärevust, tekitab mustmiljon küsimust inimesel, inimene hakkab kartma vähki, kroonilist haigust, mida iganes endal diagnoosima ja teine on ka aladiagnoosimine. Ta tegelikult võib sellistele tõsistele kaebustele lihtsalt öelda, et joo vett ja vaata, mis saab, et tegelikult nii üks kui teine. Ma tihti nagu väitlen temaga, et kuule, et tegelikult see ju ei ole tõsi ja siis ta ütleb jah, okei, tegelikult ei ole umbes niimoodi, et see on nagu huvitav, et ta vahepeal räägib ise endale vastu ka. Probleem on selles, et ta võib eksida väga veenvalt. Ta kõlab kindlalt, rahulikult ja loogiliselt. Mille põhjal sa seda nagu usaldad, et see jutt, mis ta sulle annab, on õige? See on põhimõtteliselt sama hea, kui sa guugeldaksid tegelikult. Sellest ma saan nagu aru. Aga see, kuidas ta seda presenteerib, see tundub nagu usaldusväärne justkui. Mingitel hetkedel me võib-olla kaotame ise siis selle kriitilise mõtlemise või kriitilise hindamise ära, et me hakkamegi siis vastutust delegeerima. Ja inimestel on kombeks tegelikult otsida ikkagi nagu lahendusi ka ise. Ehk siis ma võin vahest ka suunata oma küsimustega juba seda AI-d selliselt, et ta siis annabki mulle selle diagnoosi, nagu me tahame. Me otsime kinnitust oma enda mingisugusele hirmule või mõttele. Et kui sa lähed mingi eelarvamusega, siis ta kinnitab seda alati. Kas on okei, et mul on tegelikult suht okei näiteks õue praegu jooksma minna, kuigi tegelikult ei ole, siis ütleb, et võib-olla isegi on, sest sa tahad seda kuulda. Aga teate, me võime lõpmatuseni lugeda uuringuid ja artikleid sellest, kuidas ühel oli halb kogemus ja teisel oli hea. Kõige parem on ikka ise asi proovile panna. Ma kirjutasin välja mitu erinevat sümptomitsenaariumit. Mõned, mis tunduvad süütud ja mõned, mis võivad olla ka väga ohtlikud. Ja siis ma andsin need nii tehisintellektile kui ka arstile. Nii ma kirjutasin need asjad, mis need võivad olla, on ju. Et see 46-aastane mees, et võib-olla on südamerabandus, võib-olla on kõrvetised. Et ma nagu otsisin sümptomid, mis klapivad omavahel. Käisime läbi südameinfarkti, pimesoole lõhkemise, ajuvere jooksu ja õhkrinna. Testjuhtumite tõsidust suutis ära tunda loomulikult arst. No tegelikult võib olla täiesti ka kiirabi olukord, absoluutselt. Mina arvaks, et see patsient on emopatsient. Aga meie üllatuseks ühtisid AI vastused arsti omadega. Näed, helista. No selles mõttes, et pigem hea. Ei võta mingit seisukohta, et nüüd võta paratsetamooli ja vaata, mis saab. Ajusisene verejoks, näiteks subarachnoidaalne verejoks. Pole paha. Hakka minema. Okei, jah. Võib-olla äkki ma kirjeldasin liiga palju nagu. Ma arvan küll, et sa vaata väga täpselt tegelikult siin. Inimesed sageli kirjutavad stiilis, et 2 sõna. Mul iiveldab ja kõht on paha või hästi sellist nagu üldist juttu, et arst oskab ka tegelikult küsida lisaküsimusi, mida võib-olla sina ise ei oska ka siis selle AI agendile esitada. Et see on see, kus täna ju arsti või selle inimese kogemus ja teadmine tuleb mängu. Selles suhtes mul ei ole üldse nagu halb meel praegu, et ta nii hästi vastas, et võib-olla mis me saame siit õppida, et nagu ega me ei keela neid inimesi ära.
kasutavad ikka ChatGPT-d ei, see on arstina ka, edasi, jaa. aga võib-olla siis, et kui sa tõesti tahad seda niimoodi kasutada, siis sa pead olema ülispetsiifiline, nagu me olime siin praegu. Võimalik ja siis see ka, et vaata, noh, kui me ütleme, kas parem on doktor Google või ChatGPT, siis ma ütleks, et tegelikult noh, kui neid kahte võrrelda, siis ChatGPT. Kui ma tol õhtul rinnavaluga ChatGPT-le kirjutasin, siis ta aitas mul teha ühe otsuse, pöörduda arsti poole. Ja see oli õige otsus, aga sellest ei tohiks teha järeldust, et AI on arst. See võib olla väga kasulik esimene samm. Ta võib sul aidata oma mõtteid struktureerida või anda julgust, et abi otsida. Kuidas või kas üldse võiks siis seda AI-d kasutada kodus niimoodi? Ja ma ütleks, et sellised kergemad viirusnähud, absoluutselt, sest ega me ka kogu aeg ühte sama asja korrutame ala soolalahus ninna ja siis paratsetamooli. Seda ta annab väga hästi, seal ei ole üldse mingit küsimust. Tegelikult kõik suguvalud, kui näiteks, ma ei tea, mõelda, et millises doosis ma peaksin võtma ja see ei ole midagi sellist järsku tekkinud või et ma ei tea, traumaga seotud. Ja noh, ma ei tea, tõesti selline väiksem trauma, ma ei tea, kukkusid ja jalg valutab, et ja just kui on tunne, et ei ole midagi hullu, eks ole, ei pea kohe jooksma EMO-sse sinna traumapunkti. Ma väga selliste krooniliste haiguste ägenemise puhul ei, ka kindel ei. Ei. Äkki sa oskad prompti osas nõu anda? Et kas ma saan talle kuidagi midagi öelda, et ära nõustu minuga, ära kinnita mu delulusid on ja et nagu ole kriitiline, noh, kuidas ma seda talle ütlen? Võib-olla jah, selgitada väga konkreetselt ära, millised on need sümptomid, paluda tal olla siis allikakriitiline ja kindlasti ka sellistel teemadel kasutada ka neid tehisintellekti lahendusi, kus sa tegelikult näed neid viiteid, et siis kontrollida need allikad üle on võib-olla kõige kindlam, mida mina teeksin. Aga samal ajal peab säilitama kainet mõistust. Aga mis te arvate? Kas te olete kasutanud AI-d, et lahendada tervisemuresid? Või on selle jaoks ikka päris arstid? Jätke oma mõtted ja arvamused kommentaaridesse.